No nii, kallid televaatajad, mõtlesime, et teeme siis üle pika aja jälle väikese video siis Otava ehitusest, et siit on nagu tahaplaanilt on paista, siis on nii üht-teist vahepeal siin tehtud ja nüüd on väikene probleem, on selle tagumise luugiga just, et väga, väga hirmsat häält teeb, liigub väga palju. Et idee on siis see, et ostsin uue tagaluugi, kuhu sisse siis teeme armatuurist nii-öelda võrgustiku ja valame betooni täis. Ja siis loodame, et sellest siis aitab, et seda tagaluuki saada natukene vaiksemaks, sellepärast et need kõlarid, need teevad päris palju kurja selle autoga, et lammutavad seda kere väga palju. Et mul on isegi siia pandud siukene tugipost, et seda klaasi ülemisserva kinni hoida. Aga nüüd on probleemiks jah siis tagumine luuk ja tegelikult muidugi uksed ka, aga esialgu katsume selle luugi siis nii-öelda kokku panna. Et täna ilm on päris kehva, aga õnneks on mul garaažis hirmus suur segadus, millega ma saan siis täna alustada, nii et kõikidele minu koristusfännidele peate kannatama küll video lõpuni, aga teen ka siis väikese montaaži sellest koristusest, et ja siis te ka näete, milline seis siin hetkel siis meid ees ootab. Aga mina lähen praegu koristama ja järgmine klipp siis näitan, mida ma juba tegema hakkan, ehk siis mida ma teen selle tagaluugiga. No nii, siin on siis uus minu jaoks tagaluuk, mida me siis hakkame modifitseerima. Lapsed on appi aetud. Et siis praegune idee on nüüd see, et siit tuleb see nii-öelda kesklukustuse mootor ära võtta, seda vaja ei ole. Siin olid nii-öelda klaasipesu, mootor ja vedelik, tule. Ja seda vooliks siit ka vaja meil ei lähe, need siit lahti võtta ja siis proovida nüüd siis käepide siit küljest ära saada, sest et siin ma pean luku ära vahetama, sest et ma tahaks seda nii-öelda ikkagi tööle jätta, et ma saan vahetusel tagaluugi lahti teha. Aga panen ka siia vahele nüüd ühe väikese klipi, siis mille jaoks ma üldse seda tagaluuki siis üritan paremaks saada. Et siit tuleb kohe klipp. Üritan siis hakata siit mitte vaja minevaid asju küljest kattuma. Nii, selle võib lihtsalt siit eest ära võtta. Nüüd tuleb vaadata, kuidas see siit küljest ära käib. See on nii kummaline. Ma ei ole sihukest asja varem näinud. Nonii, nii ta oli siin käes. Ja ega ma täpselt, siin on need kruvid on vastupidi nagu siin sees, et siis sellepärast oligi õigele poole keerates, kui sa muidu keeraksid lahti, siis tegelikult keeras see kinni. Pidigi vastupidi keerama, siis saab need siit välja ja siis tuleb see asi siit küljest, kui kellelgi on vaja seda siit ära võtta. Ja siia tundub, et läheb lihtsalt kahe torks
25 kruvid. Ma arvan, et see on vist siit vaja ka lahti teha. Aga siin on mingi veider 12 kant. Nii, siis on meie hingemehhanism siit küljest ja siin on siin sellest august peidus on veel üks, mis on suht sügaval. Nii. Kruvid käes. Siin on mingi nõks, mida ma ei tea. Nii, sain selle avasit nii-öelda tühjaks. Sain ikka kätte kuidagi lõpuks jõuga painutasin lihtsalt piltu ja võtsin küljest ära. Ma ei tea, kas see on õige meetod selle asja eemaldamiseks, aga mulle tundub, et see asi on rikkis vist ja ei tööta nii. See tundub ka olevat pekkis. Aga vaat ei ole. Õnneks mul on teine luuk, kus ma saan terved asjad võtta ära. Muidugi see korpus on teisel ka. Äkki siis saan kahest kombineerida ühe mingi normaalse asja kokku või siis ostan lihtsalt uued jupid. Aga siin on nüüd mulk on olemas. Et tõesti vist on siit mõned kaablid veel ära. Katsun puhastada selle luugi tühjaks igasugusest jurast. Ja siis hakkan mõtlema, et kuidas ma saan siia ümber teha mingisuguse asja, et ei pääseks nüüd see betoon siia, kus hakkab olema see lukustusmehhanism, sellepärast et ma tahaks seda jätta tööle. Ma saan luugi kokku panna, nagu näha, siis seda luuki on siin keegi juba tapnud, mis iganes põhjustel. Aga ma usun, et ma saan selle asja tööle. Või siis mõtlen, et sitta sellega, ei panegi seda kuradi lukku siia. Panen lihtsalt, lähebki luuk betooni täis ja tõmban seest poolt lihtsalt rihmadega kinni, et ja siis tahan kinni seda niikuinii lahti teha ei saa. Et võib-olla lähen seda teed, et panen selle jura sinna sisse tagasi, aga ma natukene seedin ja mõtlen, võib-olla on nii isegi lihtsam teha. Nii, tegin selle luugiga siis sellise otsuse, et seda nii-öelda lukustusmehhanismi siia ei panegi. Et siis on mul lihtsam seda asja ehitada, et siis ma kallan kõik selle sisusid betooni täis ja lukustust eraldi ei ole. Pärast läheb niikuinii see luuk nii-öelda seespoolt koorma rihmadega kinni, kuhu iganes ma siis need kinnituspunktid siia välja mõtlen. Aga tundus jah kõige lihtsam, et läheb siis see kõik siit betooni täis, on mul lihtne siia armatuuri sisse teha, ei pea siia hakkama midagi ümber ehitama ja saab natukene kaalu ka juurde. Nii et plaan on siis see, puhastan siit ümber ringi ja katsun sees siis puhastada kõik jamasid seest ära nii palju kui saab ja tundub, et ja, siit on juba keegi käinud peksmas seda luuki, et võib-olla see asi ei oleks sinna lõpuks normaalselt sobinud ka, ei tea. Aga jah, lähen lihtsamalt teed. Pean ainult selle augu siit kinni panema, et betoon siit välja ei pääseks, aga noh, see on juba lihtne.
Nüüd poostan siit veidikene suurema sõdi siit seest ära, aga no ega sul vist arvatavasti väga suurt vahet ei oleks niikuinii. See koht siit on vaja nüüd kõrgemaks ehitada, et see betoon sinna luugi sisse ei läheks. Siia ma vaatame, äkki ma saan mingisuguse vineeritüki või midagi lõigata. Ja siis on vaja hakata vaadata, kuidas siia armatuurid sisse lähevad. Mingid jooksevad niipidi, mingid jupid teisipidi tuleb ka arvatavasti panna. Ja ma veel ei tea, et kuhu ma panen need kinnitused. Ma ise mõtlesin, et võib-olla paneb kohe sellest nii-öelda august siit läbi. Oleks võib-olla päris hea lahendus. Ma nüüd muidugi täpselt ei tea, kuidas ta autos jääb. Ma peaksin seda tegelikult kontrollima enne auto kõrvalt ära, et kas need kohad on sealt paista või siis peaks panema nad siit väljast. Või siis miks mitte võib-olla puurida see ava siit suuremaks. Ja siis saab selle panna siit otse, sest see on ka niisuguse väikese nagu nurga all. Aga ma arvan, et ma vist puurin siis võib-olla siit avad suuremaks ja siis ma saan selle keermelati keerata siia vahele lihtsalt. Ja pärast eks ma saan võtta nii palju maha, kui mul vaja on. Võiks toimida. Vähemalt see on siis idee. Ja siia ma ei teagi, panen võib-olla teibi või midagi ette lihtsalt, et valamise ajaks ma usun, võiks hoidma jääda. Aga ega midagi, ma mõtisklen edasi. Ja siin on siis minu raske töö tagajärg, ma ei tea, ma üritasin kuidagi lihtsalt panna mingisugused armatuurid siia sisse, pardad on püsti, see auk on kinni, siia panen mingisuguse junni veel ette ja ma ei teagi, ma loodan, et see siit vist nii suurt raskust ei tule, et ma panin ta lihtsalt silkariga kinni, et ta siin enam-vähem on, ma usun, ta küljest ei tule. Aga ma arvan, et ega fakitna, lasen täis ära ja siis on homseks juba tagaluuk kuradi kõva. Nii, nüüd on kõige tähtsam aeg, tuleb segada valmis segu ja hakkame panema siis. Vaatame, et need vardad on enam-vähem sirged.
hästi tolmune. Värskit õhku ka võib-olla peabki sellist asja väljas tegema hoopis. Ega ma ei tea, milline see segu olema peab. Oletan, et selline. Nii. Hää küll. Hakkame siis pihta. Nii ta on siin. Ega siis midagi. Ma aga segan ja valan ja vaatame, mis välja tuleb sellest asjast. No nii. Selline see luuk siis sai. Kuskil 1,5 kotti läks betooni siia sisse. Aga ilus ta välja ei näe, ütleme nii. Aga noh, homme saab edasi teha ja vaadata, kui ta ära kuivab, milline jääb äkki, siis kannatab siit neid servasid asju puhastada. Ja mida iganes. Aga ma olen nüüd tupp ära ja homme siis vaatab, määnes asi, kuidas asi välja tuli. Nii, luuk on nüüd küllaltki ära kuivanud. Et ma vaatan pärast, ma võib-olla peksan siit pealt mingi lahtisema jura maha, et siis ei hakka seal autos pärast pudenema, aga praegune missioon on siis täita jälle see serv siit, panna teibiga kinni, et seda on mul praegu lihtsam siin laua peal teha, kui hiljem auto küljes, et siis siit nii-öelda see port tuleb põhimõtteliselt otse mängib siia üles ja muidu läheb siia alla see surve, et see peaks andma kohe natukene tulemust juurde. Teen selle siin laua peal kõigepealt ära ja siis tuleb luuk auto külge panna. Nii, tänane plaan on siis vana luuk küljest ära. Ma eile tegin väikesed ettevalmistused ära, et oleks seda lihtne eemaldada ja siis on vaja uus luuk külge panna. Eile sai veel lisaks pandud koormarihmadega kast tõmmatud kahelt poolt siia kinni, et ta enam siis nii-öelda ei liiguks, sest muidu ikkagi passiga ta hakkas kogu see kass siin nii-öelda üles hüppama ja igasuguseid rumalusi tegema. Aga mina nüüd lähen luugi kallale, katsun siis selle siit küljest ära saada. Ma ei teagi, kumma pidi ma lähenen, kas ma võtan siit poldid lahti ja või siis võtan siit alt nii-öelda selle küljest ära. Luugi eemaldamine on küllaltki lihtne protsess, et ei võtnudki väga palju aega, aga noh, muidugi uue külge panek ei oleks ka pikk protsess, aga arvestades, et seal on nüüd kuskil 50 kilo jagu betooni, siis seda asja annab siia tõsta
ma pean arvatavasti leidma endale sõbra appi, kes siis aitab mul selle luugi siia paika tõsta, sest muidu ma küll seda siia paika ei saa. No nii, ja väga lihtsa vaevaga, nagu nägite kõik, läks see luuk siia külge ja see on solid. Terve väga tummine tükk ja seest on siis siit koormarihmaga läbi aasada kinni. Aga nüüd ajame auto välja ja keerame kohe siit ühe puraka ja vaatame, mis saab. Nii, väikene purakas ära tehtud, sõber hoidis luuki ja 156,5 on siiamaani parim tulemus sellest autost. Ja kõige ette muidugi on see, et see tagaluuk on jumala vaikne ja põhimõtteliselt ei liigu üldse enam. Nii et aga teen veel väikeseid teste ja siis vaatab edasi, äkki saab selle numbri veel suuremaks. Ega siis midagi selleks korraks rohkem midagi ei jõuagi teha. Siin oli väikene anomaalia oli makiga, mis iganes põhjusel ta ei töötanud. Mingi juhtmestika teema hakkas tööle ja ma ei tea, miks ma ei leidnud probleemi ülesse. Aga siukene see vigur siis sai siit, et need rihmad hoiavad siis väga hästi seda kasti kinni ja ka luuki kinni. Et parimaks siis tulemuseks jäi sama moodi 156,5 ja hetkel ei saanud ja rohkem katsetada. Aga luuk, isegi see musta värvi ei ole väga hirmus siin auto küljes. Siia tõmbadel hunniku klepse peale ja ma ei tea, parandad võib-olla paar rooste kohta ära või midagi. Ja muidugi see punn on vaja normaalne teha. See sai siia ajutiselt pandud, et saaks testid ära teha, aga õnneks ma jõuan luuki üksinda üles tõsta. Et ei ole väga hullu. Et tuleb jah, mingid lahedad kleepsud võtta, panna siia peale. Ja kuna need vahed on ka siin nagu väga kitsad, siis ma mõtlen, võib-olla kannatab siit midagi veel nendest ülemistest hinkedest timmida või midagi. Saaks natuke paremini, et siin on see väga tule vastu ja teisel pool on vahe nagu päris suur, et võib-olla kannatab siin veel natukene liigutada, aga praegu on niimoodi, et
seda autot siis järgmine kord on võistlusel võimalik näha Augustfestil. Kohale ma kindlasti tulen ja tümakat teen, nii et. Aga teiega siis näeme juba järgmine kord. Like they all sing ballads. Ja nagu näha, siis ei ole siia jäänud tegelikult isegi liikumisruumi väga palju. Terve garaaž on pilla-palla, kõik asjad vedelevad sinna, kuhu nad jäid, kui ma mingisugused tööd lõpetasin. Laud on, no siit ei saa enam mitte midagi aru. Aga see on vaja siin kõik teha korda. Muidu ei saa siin mitte midagi teha. Aga paneme kaamera üles ja hakkame valistama.
ega praegu vist paremini võib-olla ei oskagi teha. Läheb papikasti, ämber läheb tuppa tagasi. Mingi aeg oleks vaja need radikad sealt ära vedada, panna viisakamalt, aga praeguseks on nüüd jälle ruum küllaltki puhas, et saab vähemalt siin hakata nüüd tööd tegema, sai uus vaip siia maha. Võib-olla on veidikene ilusam, mõnusam käia vaiba peal. Aga ega siin praegu suurt muud midagi. Selleks korraks siis kõik ja näeme juba järgmine kord.